Tere kõigile, kes on siia kogunenud ja kes on ühinenud veebi teel. Kaupo Sembers on mina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja paluti täna rääkida uue perioodi meetmetest, et olen oma ettekande jaotanud siis kahte ossa, et kõigepealt räägin spetsiaalselt Ida-Virumaale suunatud õiglase ülemineku fondi raames rahastatavatest meetmetest, mis on suunatud ettevõtjatele, ja teises osas siis teistest meetmetest, mis on erinevatest allikatest siis samuti finantseeritud. Aga võib-olla sissejuhatuseks, et anda selline kontekst ja raamistik, me tegelikult oleme just sellel aastal vastu võtnud koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga uue teadus-arendus, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegia aastani 2035 ja selles strateegilises raamistikus tegelikult me kõiki oma tegevusi ja meetmeid ja sekkumisloogikaid ka kavandame. Ja sellest strateegiast ma pikemalt rääkima ei hakka, küll aga markeerin ära, et strateegia peamine suur eesmärk majandusarengu võtmes on jõuda aastaks 2035 110% tootlikkuseni Euroopa Liidu keskmisest. Ja see on see mõõdik, millega me samuti kõiki sekkumisi ja tegevusi seome. Et kõigepealt võib-olla selline üldisem pilt ka, et me räägime tegelikult investeeringutoetusest, me räägime ettevõtluse teadusmahukuse kasvatamisest, me räägime tugiteenuste mitmekesistamisest ja väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamisest, et siin on nad selliselt üldisel ühel pildil, aga järgmiseks perioodiks kavandatud 153 miljonit, millele siis lisandub loomulikult ka ettevõtjate omafinantseering. Ja seda saavad siis taotleda eeskätt suuri investeeringuid kavandavad ettevõtjad, need ei pea olema suurettevõtjad, küll aga siis olulise mahuga investeeringud ning siin on kindlasti üks oluline võtmekoht, mis tuleb ka kogu õiglase ülemineku loogikast, uute töökohtade loomine piirkonda. Et siin on küll peamiseks sihtrühmaks siis eeskätt tööstusettevõtjad, et kui me räägime MTAK-koodidest, aga siis ka laiemalt ettevõtted, mis on siis tähistatud JTM-koodiga. Et kindlasti, mis on selle puhul oluline, et kui me räägime siin täpsematest tingimustest, siis kuni maksimum 15 miljonit toetust projekti kohta, et see on siis maksimumtoetus, tegelikult siin on alampiir siis kuni pool miljonit, et sellest on võimalik siis üsna erinevaid investeeringuid toetada. Ja mis on oluline jah, et see investeering tehakse Ida-Virumaale, et see siis loob piirkonnas kõrgema palgalisi ja kõrgema lisandväärtusega töökohti, kui me räägime põlevkivisektoris vabanevast inimressursist, siis et seda kompenseerida. Ja siis loomulikult toetatakse materiaalse põhivara soetamist, aga ka teadus-arendustegevust, siis investeeringuga seotud teadus-arendustegevust. Ja kindlasti on siin ka seosed teiste meetmetega, mida Ida-Virumaal kavandatakse, et eeskätt ka väike keskmise suurusega ettevõtete investeeringutoetusega, teadusmahukuse kasvatamisega, sest see teadusmahukuse kasvatamise toetus võiks jõuda ka kaugemas tulevikus reaalsete tulemiteni majanduses, reaalsete investeeringuteni. Ja loomulikult on oluline ka täiend- ja tasemeõppe teema ja meede, kuna investeeringu tulemusel tekkinud töökohad,
need inimesed, kes neid töökohti täitma hakkavad, võivad kindlasti ka täiendavat õpet vajada. Minnes edasi siis mitmekesistamise tugiteenuste juurde, siis siin on ühest küljest sellised pehmemad nõustamistegevused, aga teisest küljest ka inkubatsiooniteenus ja siin ongi siis praeguses faasis kavandatud rajada Narva tööstusinkubaator ning Jõhvi ettevõtlus- ja loomemajandusalane inkubaator. Et mis on selline ääremärkus tegelikult kõikide nende meetmete kohta, millest ma siin ülevaate annan, et ükski meede ei ole lõplikult selles mõttes lukus, et need on kavandamisel ja see on hetkeseisu ülevaade tänase nii-öelda kuupäeva seisuga. Ja kindlasti on siin oluline siis ka iduettevõtluse komponent, kui me räägime siin kohalikest olulistest organisatsioonidest, Ida-Viru ettevõtlus- ja arenduskeskusest, samuti Ida-Viru tööstusalade arendamise sihtasutusest, kes on siis peamised nii-öelda tegevuste elluviijad, mida me selle meetme kaudu rahastame. Just, ja selle ma just mainisingi ära, et kokku siis eelarve on 25 miljonit ja siis inkubaatoriteks 20 ja tugiteenusteks 5 miljonit, et siin me räägime siis perioodist kuni 27 nagu kõigi meetmete puhul. Lisaks suurtele investeeringutele on tegelikult oluline ka toetada väiksemaid investeeringuid, mis piirkonna majandust mitmekesistaksid, et selleks on meil toetusena kokku 15 miljonit, millele loomulikult ka lisandub ettevõtja oma finantseering. Ja suurem eesmärk ongi siis majandust mitmekesistada, selle kaudu loomulikult luua ka töökohti ja saavutada ühtlasi innovatsiooni. Kui me räägime siin erinevatest märksõnadest nagu digitaliseerimine, rohetehnoloogiad, nii edasi, ringmajandus, ja see on siis samuti kavandatud avatud taotlusena, et kui ettevõtja projektiga nii-öelda sisse tuleb, siis see otsus tehakse jooksvalt. Ja siis eeskätt ongi piirkondlikud ettevõtjad, kes on vähemalt 2 aastat tegutsenud, kes on siis väikese või keskmise suurusega, et suurettevõtjad selles meetmes abikõlbulikud ei ole. Ja summa siis maksimaalselt kuni 500 miljonit, üle selle on siis juba suurinvesteeringu toetus ja minimaalselt 30 000. Et selle abil siis anda ettevõttele selline arengutõuge. Ja viimasena siis teadmusmahukuse kasvatamise meede, et siin meil eelarve on veel täpsustamisel, kuna see on tihedas koostöös ka HTM-iga seda meedet disainitud. Aga kui me räägime konkreetselt siis nii-öelda ettevõtjale suunatud toetuse osast, siis selle raames me kavandame erinevaid eeskätt just ettevõtjale innovatsiooni tõuke andvate tegevuste toetamist, kui me räägime näiteks piloottehastest, katsetustest, rakendusuuringutest, mis on siis sellise ühest küljest kõrgema nii-öelda riskitasemega, sest piloteerimisel võib selguda, et projekt vajab täiendamist, teisest küljest ka siis nii-öelda kõrge lisandväärtusega teadmusmahukad projektid, mis otseselt ei ole veel nii-öelda lõplikuna valmis, et teha investeering ja tootmine püsti panna nii-öelda, vaid siis mis eelnevalt sellele siis tehnoloogiad ja protsessid, mis vajavad katsetamist ja piloteerimist, et toetada neid. Ja kavandatud summa võiks olla siis projektile alates 100 000 kuni 5 miljonini. Ja
kavas on ka siis selline väike segmenteerimine või eristamine, et kui me räägime väikeettevõtjast, keskmisest või suurettevõtjast, et siis väiksemale ka suurem toetusprotsent, kellel oma vahendite leidmine võib olla keerukam. Et selline, ja siis on ka jah, tulemused, et mida me ootame. Et uued teenused või siis tooted, uued tegevused või siis laiendatud ja oluliselt muudetud tegevused ja samuti uued töökohad, kuigi töökohtade osas põhilised meetmed, mis adresseerivad töökohtade loomist, on eeskätt siis suurinvesteeringumeede, aga ka väike ja keskmise suurusega ettevõtete toetusmeede. Ja siin ongi siis need suunad, et rakendusuuringud, teostatavusuuringud ja piloottehased või siis projektid. Et need sellistel suundadel siis me teadusmahukust kasvatame, et just. Ja pisut ka hindamiskriteeriumitest, et kindlasti see teadusmahukus on ja selle kasvatamine on teema, mis peaks toimuma koostöös, tihedas koostöös kohalike teeasutustega, kindlasti on siin TalTechi Virumaa kolledžil väga oluline roll, samuti klastritel ja teistel siis nii-öelda osapooltel, kes sellesse protsessi saavad panustada. Et see on siis lühiülevaade kiirelt, kui me räägime õiglasest üleminekust, et nüüd ma jõuan siis selle teise pooleni ja teised meetmed, mida tegelikult on arvuliselt kõvasti rohkem, aga mis samuti on kõigile Ida-Virumaa ettevõtjatele avatud, kuid siin on siis konkurents nii-öelda üle-eestiline, kus me piirkondlikult raha ei jaota, vaid siis nii-öelda võrdses konkurentsis iga Eesti ettevõtjal on see võimalus toetust saada. Ja ma räägin siin eeskätt just toetusest, kuna see oli nagu fookus, et lisaks toetusele loomulikult riigi ülesanne on laiemalt ettevõtluskeskkonda ehitada, et toetused on ainult üks selline sekkumisinstrument. Et kui me räägime laiemalt teadusarenduse innovatsioonivõimekuse kasvatamisest, siis uuel perioodil ligi 20 miljonit selleks on ette nähtud või planeeritud strateegias. Ja põhimõtteliselt see on siis olemasolevate teadlikkuse tõstmise tegevuste, mis siis hõlmavad koolitusi, nõustamist, ka informeerimist jätk, aga me kindlasti selles mõttes vaatame selle värske pilguga üle. Värskelt, või ütleme üsna värskelt rakendunud rakendusuuringute programm jätkub üsna sarnaselt sellisena nagu ka praegu ja eelarvega siis 16,5 miljonit ja selle eesmärk ongi siis toetada ettevõtjate rakendusuuringuid ja seeläbi saavutada arenguhüppe tootearenduse osas ja tuua siis turule uusi või senisest edasi arendatud tooteid ja teenuseid. Ettevõtjate arenguprogramm, samuti tegelikult olemasolev sekkumine, mille me värske pilguga üle vaatame ja vajadusel ümber disainime. Et see on selline siis ettevõtjale terviklahenduse pakkumine, eesmärgi samuti tootlikkust ja lisandväärtust kasvatada. Ja see on siis nii-öelda ettevõtja spetsiifiline, kus töötataksegi välja konkreetsed tegevused konkreetse ettevõtja jaoks, nimetame siis seda niinimetatud rätseplahenduseks
ja kokku siis 47 miljonit selle jaoks uuel perioodil on kavandatud. Innovatsiooni arendusosakud on ilmselt samuti nii ettevõtjatele kui teadusasutustele tuntud meede, et see on eeskätt siis väiksematele ettevõtjatele mõeldud toetus koostööprojektide tegemiseks teadusasutusega, mis innovatsiooni peaks siis kas nii-öelda ettevõtja üldse innovatsiooni ja arendustegevuseni juhatama või siis seda väiksemas skoobis juba olemasolevaid tegevusi võimendada ja edasi viia. Et me samuti siis selles osas tingimused ja nii-öelda kriteeriumid disainime pisut ümber. 2,5 miljonit innovaatiliste riigihangete arendamiseks, et riigihanked tegelikult on ka üks oluline valdkond, kus riik raha nii-öelda ettevõtlusesse viib läbi selle, et ostab siis teatud teenuseid või tooteid ja et selles osas samuti innovatsiooni arendada, mitte lähtuda eeskätt võib-olla sellist odavamast hinnakriteeriumist, on siis samuti jätkutegevused kavandatud. 8 miljonit on kavandatud ka Startup Estonia programmile, et seal esialgu suuremaid parandusi või ümberkorraldusi ei kavandata, et küll on aga siis plaanis erinevaid fookusi täpsustada. 100 miljonit on rohefondis. See on siis otseselt toetusena mõeldud, vaid see sisaldab siis otseselt fondi investeeringuid, mis tähendab siis, et tegu on finantsinstrumendiga ja selles osas siis, nagu nimigi ütleb, on suur eesmärk rohepöördest ja roheliste tehnoloogiate kasutuselevõtu eesmärgist lähtuvate tegevuste rahastamisega. 4 miljonit on Accelerate Estonia programm, siin on võib-olla selles mõttes nagu nii-öelda programm, mille eesmärk on siis avaliku erasektori koostöö tegelikult, et kui me räägime nii-öelda startup mõttemaailma nii-öelda tutvustamisest või veelgi enam juurutamisest avalikus sektoris. Aga see samuti siis peaks tooma tagasi kasu ettevõtlusele, kes siis nii-öelda erinevaid ärivõimalusi selle tõttu saaks nii-öelda, mis neile siis avaneksid täiendavalt, et see on tegelikult ka käimasolev programm, et see on lihtsalt uuel perioodil jätkurahastusega ja võimalik, et siis teatud tegevused täpsustaksid. Samuti on meil ligi 7 miljonit erinevate fookusvaldkondade pilootmissioonideks, et see meede sel aastal käivitus, et siin tegelikult nagu midagi uut otseselt lisaks välja tuua ei ole. Kindlasti erinevad kiirendid, kui me räägime samuti iduettevõtluse suunast, on siis samuti teadusmahukuse kasvatamise üks võimalusi selliste erinevate kiirendite ja inkubaatorite toetamine, et me räägime siis siin ka järgnevaks 3 aastaks 1,7 miljonist. Aga kui nüüd suurematest tegevustest rääkides, võib-olla rahvusvahestumise toetamine laiemalt on üks väga olulisi suundi, et kui me räägime sellest, et Eesti ettevõtjate tooted ja teenused võiksid jõuda välisturgudele, siis eksport on kindlasti üks väga suuri fookusi. Selleks on meil kavandatud 60 miljonit
et siin on selles mõttes, see ei ole üks toetus, et siin on erinevad tegevused selle 60 miljoni raames, et kui me räägime rahvusvahelistumistest, siis siin kindlasti väga olulisel kohal on koostöö erinevate rahvusvaheliste kompetentsikeskustega, et juba nii-öelda innovaatilistele ettevõtjatele tuntud Euroopa kosmoseagentuuriga seonduvad tegevused, aga see on võib-olla ka õige hetk, kus välja tuua see, et alates selle aasta algusest Eesti on CERN-i assotsieerunud liige ja sealt samuti siis nii hangete kui teadmussiirde mõttes ettevõtjatele avanevad kindlasti väga, väga suured võimalused erinevaid projekte ellu viia, erinevaid tooteid pakkuda, koostööd arendada. Et see on, ja siin ka teaduse ja teadusarenduspoolel kindlasti, kui me vaatame ettevõttest väljapool, näiteks ülikoolidesse või teistesse teaasutustesse, siis kindlasti on väga olulisi koostöökohti. Ka erinevad laenud, laenutagatised, teemad, või ütleme teenused, mida praegu siis pakub KredEx ettevõtjatele, need suures plaanis jätkuvad, ilmselt ka natuke täienevad. Kui me räägime siin näiteks esialgu veel mitte lõplikult otsustatud plaanist luua regionaallaen ettevõtetele, kes siis asuvad väljaspool suuri tõmbekeskusi ja kelle jaoks investeerimine, ütleme, et investeerimine on selle tõttu raskendatud, et ligipääs pangalaenul on komplitseeritud, tulenevalt siis tagatise nii-öelda madalamast turuhinnast, et selline sekkumine on üks idee, mida tahaks samuti ellu viia lisaks siis olemasolevatele laenuinstrumentidele. Ja kindlasti kui me räägime nii-öelda regionaalsest dimensioonist, siis samuti äärmiselt oluline roll jätkuvalt on maakondlikul arenduskeskustel, kui me räägime igas maakonnas olevast keskusest, siis on nii-öelda eeskätt just väiksemale ettevõtjale kõige esimene kontaktpunkt riigiga, kui nii võib öelda. Et kindlasti siin ka Ida-Viru piirkonna spetsiifiliselt IVEC-i erinevad tegevused on panustanud maakonna arengusse märkimisväärselt ja samuti erinevad tegevused alates nõustamisest potentsiaalsetele ettevõtjatele, erinevatest nõustamistest juba tegutsevale ettevõtjatele, ka investorteenindusest, need teenused on jätkuvalt igati relevantsed. Ka starditoetus ilmselt muudetud kujul võrreldes praeguste tingimustega uuel perioodil jätkub. Ka eelarve on selles osas kogu eelarve mõttes sarnane 2014-2020 perioodile, et uute ettevõtete tekke ja lisaks olemasolevate arendamisel on samuti üks oluline komponent, millest ei saa ümber vaadata, kui me räägime ettevõtluspoliitika terviklikust planeerimisest. Ja lisaks olemasoleva arenguprogrammile, millest ma eespool põgusalt rääkisin, on ka nii-öelda töönimetusena arenguprogramm Light, ehk siis teemaks on olnud see, et eeskätt väiksematele ettevõtjatele on arenguprogrammi sisenemine olnud suhteliselt keerukam, ka kulukam, et siis nii-öelda leebemate või lihtsamate tingimustega pakkuda neile siis nii-öelda ühe ettevõtte põhist rätseplahendust vastavalt siis ettevõtte arenguvajadusele. Ja 17,5 miljonit selleks kavandatud on. Kui me rääkisime rohepöördest, innovatsioonipöördest, siis kolmas selline suur teema on digipööre jätkuvalt. Ja reaalaja majandus, ehk siis nii-öelda toetada era- ja avaliku sektori koostööd erinevate lahenduste väljatöötamiseks, mis tegelikult ka ettevõtjale laiemalt ettevõtluskeskkonda lihtsustavad, vähendavad halduskoormust, automatiseerinud erinevaid protsesse,
aruandluskohustust, nii edasi, et siin on ka erinevaid projekte, see ei ole selline üks toetusmeede, vaid väga mitmete erinevate tegevuste rahastamine, et siin e-arved, e-kviitungid on võib-olla sellised, mis on praegu jõudnud kaugemal, aga siin neid projekte, mida siin rahastatakse, tuleb kindlasti veel. Pehmemast poolest, aga samuti olulisest poolest tegelikult me räägime juhtimiskvaliteedist ja vastutustundlikust ettevõtlusest, et siin samuti hetkel veel täpsemaid sekkumisloogikaid või tingimusi paigas ei ole, aga 2022 siis on kavas täpsemad sekkumised kavandada, et hetkel on ka käimas üks laiapõhjaline juhtimiskvaliteedialane uuring, mis annab väga olulist sisendit sellest, et kuidas see sekkumine võiks ka täpsemalt kujuneda. Nii, ja võib-olla kokkuvõtteks olekski hea põgusalt mainida ära ka turismivaldkond, mis on võib-olla tulenevalt siin erinevatest sündmustest sellises ümberkujunemise staadiumis või sellises võib-olla keerulises olukorras kui teised valdkonnad, aga turismi jaoks kokku oleme kavandanud 40 miljonit uuel perioodil. Seal on ka erinevad teenused turismisektori ettevõtjatele või erinevad väiksemad toetused, aga kui turismist rääkides samuti Tallinna kõrval Ida-Virumaa kindlasti on turismi mõttes äärmiselt potentsiaalikas piirkond ja siin võiks huvi erinevate turismivaldkonna arenduste vastu olla ka ettevõtjatel kindlasti olemas. Et see hõlmab siis nii Eesti turundamist laiemalt rahvusvaheliselt kui konkreetselt siis turismiettevõtjatele mõeldud toetustest oma turismiteenuste arendamiseks. Nii, aeg sai vist ka läbi, aitäh!